OneWood on spetsialiseerunud päris mitme koha peale toodete pakkumisega. Mis need on? Need on terrassid, aiad, fassaadid. Just. Et Eesti ettevõte, Eesti toode ja tooted on valmistatud materjalist, mille nimi on puitplast, ehk see koosneb 60% puidust, 30% plastist ja lisaained ja need tooted peamised, mida me toodame sellest toormaterjalist on terrassid, aiad ja fassaadid. Kas praegu on tarbijal ka mingi materjali eelistus või värvitooni eelistus? Ja materjal, tal on võimalus täna valida, kui ta näiteks soovib osta endale terrassi, kas puidu, puitplasti või plasti vahel, aga ütleks, et see trend ja suund on ikkagi puitplasti suunas ja puhtalt sellepärast, et see on hooldusvaba materjal. Kui värvidest rääkida, siis meil on olemas valge, helebruun, tumebruun, hall, sellised põhivärvid ja millegipärast inimesed eelistavad peamiselt halli ja siis pruuni, mis on võib-olla selline standardne terrassi värv. Mis on tema eelis? Need on välja kujunenud ükstele materjalidele, need üks puit. Me rääkisime, et on hea hooldada, aga kas seal on veel midagi? Vastupidavus? Meil neid eeliseid, ütleme, puiduga võrreldes on päris palju, aga ütleme, sellised olulisemad, mida ma välja tooksin, on see, et on tõepoolest tänu sellele, et puitplast materjal sisaldab ka plasti, siis ta on hooldusvaba ja nagu me teame, puidust terrassid ja muud tooted vajavad teatud aja tagant hooldust, õlitamist, värvimist, et see hooldustöö jääb kõik tegemata. Ja teine asi võib-olla see, et puitterrasside puhul ajapikku võib tekkida selline olukord, kus sul hakkab sealt välja kooruma mõned pinnud, mis võivad sulle palli alla kinni jääda, siis puitplastterrasside puhul seda ei ole, seda probleemi, pluss ta on nagu ka visuaalselt väga kena, kuna ta on täiesti kruvivaba. Ma võin välja tuua, et sellel aastal, sellel hooajal, meie jaoks hooaeg on aprillist septembrini, oleme Eestis paigaldanud umbes 200 terrassi ja see on piisav hulk terrassi, et saada seda tagasisidet, kuidas see terrass meie ilmastiku tingimustes käitub. Samas seda materjali on Eestis paigaldatud juba viimased, 3-4 aastat ja meie sellistes kliimatingimustes, kus on ka talv, kevad, suvi, sügis, nii päiksele, nii vihmale, tuulele kui lumele peab puitplast väga hästi vastu. Te teete koostööd ka veel spaaga ja näeme siin üht ilusat basseini täna messil, et sellest ka mõni sõna. Ja Velspa ehk siis Balteco tütarettevõte, kes valmistab minibasseine välikasutuseks. Nemad teevad meiega koostöös selles osas, et basseini välisvooder on tehtud siis meie puitplast materjalist ja annab sellele tootele sellise viimistletud kena välimuse. Kuna puitplast on ikka selgelt trend täna Euroopas ehk et inimene soovib, et tooted, mida ta kasutab oma kas või näiteks eramu ehitamise juures oleksid võimalikult hooldusvabad, siis ma näen, et need võimalused areneda on kõikides valdkondades. Inimeste maitse ja eelistus muutub iga päevaga ja meie proovime nende eelistustega ja soovidega sammu pidada, aga pidevalt tulevad välja uued värvid, tulevad välja uued profiilid ja tegelikult, kui me oleme jõudnud oma terrassi, aia, fassaadiga valmis, siis sellega tootevalik ei lõppe, siis tuleb aia, mööbel ja kõik muu, et see ühel hetkel oleks nagu üks ansambel. Meil tootmine asub täna Tallinnas, aga juba uuest aastast asume Jüris Tallinna külje all, kuna ehitame endale uue korraliku tootmishoone. Meil on võimalik läbi e-poe meie tooteid osta ja näha ka tootevalikut. Lisaks on meil hulgimüüja tänane partner Puu Market, kellel on kauplused Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres ja seal on meie tootevalik esindatud ja olemas, nii et saab ka sealt osta.